Oleme KFTV-ga tulnud PP-le ja minu juures on Gunnar Kotiisen. Tere! Tere! Nii, mul on kohe alguseks sinu jaoks icebreakerid. Ja ära mõtle, lihtsalt vasta. Kas Maardu FC Starbunker või Raasiku FC Joker? Ma arvan see teine. Teine. Maadlus Jumalaga või Filippuse küüt? Filippuse küüt. Telk või hotell? Telk. Meego või Meelis? Meelis. Väga head vastused. Nii, aga nüüd lähme tõsiste asjade juurde. Ma sain aru, et see oligi tõsine juba. No peaaegu. Aga kas ja millist mõju on PP siis läbi aastate Eesti noortele avaldanud? No kindlasti on. Minu enda elus on olnud selle väga suur mõju. Ma mäletan, kunagi olid mingid lokaalsed PP-d ka, see oli päris ammu nõukaajal veel, ma olin siis täitsa junsu ja ega ma ju ei mäleta tollest ajast palju, aga ma mäletan seda PP-d lihtsalt, et ma olin seal, see oli Paides. PP mingi 80ndate lõpus, ma mäletan, ma käisin Tallinnas Olevistes, see oli ikkagi minu selline esimene iseseisvunud elu, mingi samm, ma käisin, olin, kogesin, nägin. Et ma juba näen oma enda nagu perspektiivist, et see on olnud hästi oluline. Aga mulle meeldibki Peeblipäevade puhul see, et temast on kasvanud välja mitte lihtsalt selline üks sündmus, kogu lugu, vaid ta on nagu teatud selline liikumine, mis jälle tõmbab noori kokku, annab mingit sellist inspiratsiooni, nii et seal on suur mõju. Ja, seda kindlasti. Ja kuidas on PP, kuidas see tähendab nagu kogudusele, et PP toimub just sellel aastal siin Rakveres? Mida see tähendab teie jaoks? Ma arvangi, et tegelikult erinevates paikades see idee on ju sama, et kohalik kogudus peaks seda nagu kasutama ära enda heaks, väga alandlik kommentaar, eks ju. Aga nii palju inimesi tuleb ja me saame sellega anda mingit tähendust kohalikule kogukonnale. Meie jaoks on see väga palju tähendanud. Ühest küljest ollakse ju harjunud, et meie kogudus tegelebki palju laste ja noortega. Aga eile näiteks siin samas alguses, kui kohalik meedia käis pildistamas ja inimesed, kes siit läbi käisid, kes natukese aitasid meid seda ruumi siin ehitada, tulid eile korra vaatama, mis on välja tulnud sellest. Nad olid täiesti hämmingus. Inimesed tänaval ütlesid, et mis toimub, et nii palju noori on siin, et nagu mingi festival. Ma räägin, ongi festival. Inimesed väljaspool kirikut, kes on meid aidanud, kui me räägime, mida me teeme, ma näen, et see on üks viis tegelikult tutvustada kogudust, mitte lihtsalt Karmeli kogudust, aga kogudust tervikuna Kristuse ihu, mis tähendus tal täna on, mida ta saab kogukonnale pakkuda ja enne kui nad tulevad meile külla üle ukse, nad kuidagi moodi näevad juba sellist turvalist asja, et vau, see on nii äge, see on nii normaalne. Nii et meie oleme juba kohaliku kogudusega oma kasumisi kätte saanud igal juhul. Aitäh, see on Gunnar Kotiisen ja KFTV PP-lt.